Näitusega avatakse lisaks Aulo Padari loomingule ka tema isiksust ning elu õppejõu ja ruumiloojana. Ettevõtmise taga on Padari endised õpilased, kes iseloomustavad Padarit kui nõudlikku, kuid südamlikku meest, kes rõhus detailidele. Ta on ülimalt soe inimene, aga samas väga konkreetne, väga range ja minu meelest temalt on pärit ka selline tore ütlus, mida keegi alles hiljuti just kasutas, et ei ole vaja vigurdada. Näitusel saab näha Padari tähtsamaid projekte, mille moodustavad suures osas avalikud hooned ning endiste kolhoosikeskuste interjöörid. Seega on mees karjääri jooksul saanud võimaluse tegeleda mitmete Eesti arhitektuuri kullafondi kuuluvate ehitistega. Tuntumad on kindlasti Rapla Kekk, mida me teame, siis on Pirita purjespordikeskus, mis siis on olümpia jaoks ehitatud. Samamoodi me teame Tallinna kesklinnas teame projekteerijate maja ja turistihoonet, aga kui siis vaadata veel üle Eesti, siis ta tegelikult projekteeris ka palju kolhoosikeskuseid, ehk siis Linda kolhoos näiteks on üks väga märgiline teos. Lisaks ajatutest interjööridest koosnevale näitusele saab juubelit tähistava ettevõtmise valguses tutvuda ka Padari loomingut kokkuvõtva kataloogi ning portreefilmiga. Koostajad loodavad, et suudavad näitusega säilitada Padari pärandit ning esile tõsta ainulaadset nõukogude arhitektuuri Eestis. Nõukogude aja arhitektuur on midagi väga ainulaadset Eesti või üldse maailma kontekstis, aga just see Eesti oma ka, mis oli natukene, sai võib-olla natukene informatsiooni Soomest liikus, natukene tuli ka siis Venemaalt, et sellise huvitava konteksti, nagu on Eesti arhitektuuri kontekst, selle jäädvustamine ja siis ka edasiandmine siis just sellises ka kõige väiksemas skaalas sai meie jaoks kõige olulisem. Näitusmärgilised interjöörid on Arhitektuurimuuseumis avatud 4. aprillini 2021.